Tere ilusat esmaspäeva kõigile. Enne tänase video algust tahan öelda suur aitäh meie suursponsoritele, kellest üks on Velomarket, kes on aidanud meil siis nii matkakottidega kui jalgratastega ning teine suursponsor, kes terve selle reisi vältel meid toitlustab, Tactical Foodpack, kes siis pakub igasuguseid erinevaid huvitavaid toidupakke, mitte tavalisi kartuliputri nii-öelda. Siin on tuunikala pasta näiteks. Suur aitäh teile ja ma loodan, et naudite ees olevat videot. Jah, ei öelda. Ole. Ma ka ei saa ülimärk ju. See lõpp, Aga nagu niiske on alla või siin magamiskotti sees. Mul on nagu terve kere niiske. Ma ei tea, mul on riided seljas. Tere hommikust. Alex just ütles mulle, et Stenne, siin on voodi. 10 meetrit magamiskohast on niisugune putka. Alex tuli vaatama, et mis siin toimub. Ma mõtlesin WC. Nii. On mingi huvitav silt on voodi peal. Püünis. Püünis. Et siin äkki elavad mingid elukad lihtsalt sees. Väga riskantne, aga siin on veel üks maja ju. No aga samas, kui sa vaatad seda, siis nagu... See on nagu niiske ja rõske, et... Värskes õhus oli palju parem. Jaa. Valgus ka. Oleks ajalehte saanud lugeda, kurat. 21. sajand. Raudselt on mingi laadijad ka siin, vaata, saad laadida. Aleksil on multitöövist, enne. Ja siis siin on mingi kõik mutter ajab neid, mingi kruvi ajab neid kõiki kinni. Selle otsast on mutter ära lõgistanud selle suure kruusateega. Teisel pool on alles veel. See oli ainuke asi, mida ta ratas lahti keeras. Ta keeras selle tule põleti, selle keeras ka lahti. See oli nagu täiesti disassembled. Jah. See on mingi huvitav jalgratas, mingi cursed, хорошо, ничего, 1, 2, 3. Nii, asjad kokku pakitud. Kell on jälle 9.00. 9.00, täpselt või? Jah. Väga imelik. Me ei ole planeerinud seda, kõik asjad on tehtud, veepudelid on täidetud. Aitäh. Ja egas midagi, lähme. Oksa-ait. Niuke ilus maja, ilus lõkkekoht, WC on seal taga vist. Jah. Me olime ennem siin Tõramaa lõkkekohas, Oksa-ait, metsaõnn, bum. See, kus me praegu oleme ja see on 12 kilti tuleme siia juba. Mingi auto, metsavanem. No nii. Näe, oleks võinud 12 kilti rohkem sõita, oleks saanud niisuguses kohas magada. Kurat, me ikka oleme pimedad ja lollid. See oleks päris vinge olnud. Tuled siia, oleks saanud diivanil magada keegi meist, kivipaberkäärid. See on niisugune hea ka, jahe, niisugune mõnus. National Geographic. Kas siin nagu mingit kohta ei ole, kui... Aha, näed, siin on raamat, kirjutame sisse. Olen Oando Ikla. Issand jumal, keegi on mingi f***ing essee kirjutanud siia. 11.06. Oksa-Aida külalisraamat. On au olla uue logiraamatu niši isaks. Saabusime taas kord Soomaale, geopeituse tuurile. Esiteks tegevuseks oli blablabla. Olen Oando Ikla matkarada lõikudena läbimas 12 juuni pärast lõunal alustasin Eidaperest Aukru rabast, kõndisin täna 58 kilti. Oleme naabriga tegemas Oando Ikla kogu matkarada peatume vaid lõunasöögiks. Suur aitäh, Tom ja Kats. Lietuva on siin ja keegi on mõelnud, et võiks sodida täiega. 17.07. 2020. Kui tahate teada, mis ma kirjutasin, tulge vaadake. Siin on veel üks tuba. See on nagu, umbes nagu mingi sööt oleks siin olnud, nagu metssead oleks söömas ka. Aga see ei ole loogiline kuidagi. Ma ei tea. Oh! Tere! Siin on katuseruum, korterid. Penthouse, jah. Jah, siin on päris palju elanikke isegi, kui vaatad, kui palju siin lendab linde ringi. Olgu, lähme!
Oh, lõpuks ometi hea tee. Standardid muutuvad iga päev. Niuke mõnus liivane ala ja asud siin. Mingi 50 parmu mu peal, nii et me ei saa seisma jääda lihtsalt. Ma algus mõtlesin, et see liivatee on halb, vaata. Aga see liivatee on päris hea. Ma ei tea, kas kaamerast on näha seda 5000 kärbest, kes mind ümbritseb, aga me jõudsime heale teele. Vana hea kruusatee. Me Aleksiga jäime seisma, sest meil on niuke mingi imelik sild ja me mõtlesime, kas me päriselt peame siit kaudu minema jalgratastega, aga tuleb välja, et jah. Mõtle, kui me siia truupi kukuks. Ussu kurat. Jõudsime lõpuks Aleksiga välja sealt õudukast, seepärast, et see oli täpselt niuke tunne nagu õudukas. Nii kui seisma jäid, oli 500 kärbest, ronisid silma, ninna, suhu, kõrva, nagu õudukatel. Ja kogu aeg jäid seisma, seepärast, et seal lihtsalt ei olnud korralik tee. Aga nüüd me jõuame mingisse lõkka kohta vist. Me vaatame, mis siin on, saame äkki vett natuke ja puhata natuke ja teeme nüüd hommikusöögi, mis kell on? 12. 12, väga hea. Ma hüppan sinna peale. Ära hüppa. No, siin on juba mingid muud elukad ka. Mõnus. Ma arvan, et seal ei ole midagi erilist. Arvad, et on nagu vesi ikka või? Jah, see on jõgi, siin ei saa soe olla. Ei, ma tahaks nagu värskendada. Seal putkas saab värskendada, ma eeldan. Mis siin on? Siin on lõkkase, siin on putka. See on mingi infopunkt, mis asi see on. Mul on nagu mingi kamrada on selja taga, putukate kamrada. Lihtsalt ulme. Aga see on ka metsaõnn. Metsaõnn, jah. Lõpp sisse, jooks kinni. Kasepuuga sees tehtud. Päris vägev. Toho. Siit saab tulealgatust võtta. See on päris hea. Aastaloom kobras. Me vaatame ülesse ka. Master bedroom. Siin on vapsee luksus, noh. Siin on ju vapsee köök ja klint ja praekartulid, siin on pannid, asjad. Siin on väga kollane vesi. Vaata. No, ma ei tea, see on puhas. Me võib-olla paneme hakkama selle praegu. No jah, meil on vett vaja. Alex, mul on kõht tühi. Mul on ka kõht nii tühi. Aga neid kuivatatud kiirnuudleid küll ei taha enam süüa. Kuivatatud kiirnuudlid? Kas sa mõtled neid, mida poes müüakse, need halvad? Jah, just neid. Aga kuidas oleks, kui me sööksime midagi huvitavat? Näiteks Mediterranean breakfast shakshukat. See kõlab küll hästi. Teeme seda. Ei saa aru, mis siin kõik sees on? Mingi omapärane on. Ma ei kujuta ette, mis asi see on. Ma ei tea, mida ma söön. Aga see on okei, sööda, maitsev. Siin riis, kikerhernes, kanamuna mass, tomat, paprika, fetajuust, sibul, ürtsid, suhkursool. Ma räägin, siin on nii palju erinevaid asju, sa ei saa aru, mida sa sööd, vaata. Normaalne. Bon appetit. Odomeeter ütleb, et 151 kilti, mis tähendab, et täna oleme sõitnud umbes 40, peaaegu 40. Ma avastasin praegu, et mul on kindad on põhimõtteliselt läbi märjad sellest metsasõidust. Niimoodi higistasin, et kindad on läbi märjad ja panen kindad kuivama siia. Alex vaatab natukene marsruuti ja siis me paneme ajama.
lähme. Nii et let's go. Hullumaja sai läbi, see oli mingi, ma ei tea, kokku 16 kilti vist või? Me oleme leidnud tee nüüd off-route meie matkarajalt, et oleme hetkel Paides Olerexi restoranis. Et siin on mitu põhjust, miks me põikasime teelt kõrvale. GPS-il hakkasid patareid tühjaks saama, ühed juba said, ma panin tagavara patareid sisse. Ei tea, kaua need kestavad, et patakaid on vaja osta, ei tohi meelest minna. Teine põhjus, Aleksil mingi liiges hakkas valutama. Kartis, et tuleb liigese põletik, see on tal mingi tavaline. Käisime apteegis. Aleks ostis endale mingit keeli jalale, siis nii-öelda täpselt kus väntad, vaata Achilleuse kand, see sama koht hakkas valutama, et väntamise ajal valutas jalg. Nii palju ma võin öelda, et praegu on odomeeter näitab 195 kilomeetrit 2 päeva peale. See tähendab seda, et täna oleme sõitnud 82 kilti umbes. Mõtlesime, et lähme Paunkülasse, sinna matkarajaga saame Paunkülas kokku. Sinna peaks olema mingi 30 kilti umbes, nii et täna tuleb päris pikk sõit. On the road again, baby, on the road again. Nüüd hakkame jõudma Tartu maantee peale, Tallinn-Tartu maantee. Üldjuhul ma ei taha isegi autoga sõita selle peal. Vihkan seda teed. Meil oli üks objekt Mäo-Risti ja Tallinna vahel ja talvel mööda libedat teed. Väga-väga halb. Mul on trauma selle kohta. Terve tee 70-ga. Mingid idioodid teevad mööda sõita. No praegu on vähemalt suvi. Kui me oleme õiges kohas, siis siit peaks saama meie ööbimiskohta ja see peaks olema mingi 1,5 kilomeetri kaugusel. Paunküla veehoidla. Päris uhke. Ossa, kurat! Odomeeter meil, mis me sõitnud oleme, siis 235. Iklasse 256. Ehk siis mingi väikse kati tegime, 114 kilti uandus ainult. Täna puhkame ja homme oleme kohal. Ei, ma ei usu, see metsarada, mis siin tuleb, see võib päris katastroof olla. Me läheme teeme Aleksiga sull ja mull. Mul on uus tatoveering käe peal. Ma pean kummikinde endale kätte panema ja ma ei tohi nagu, see bakterid ei tohi käe vastu minna. Mina võtsin õhtusöögiks siis spicy noodle soup. Mul on siin konserv Atlandi heeringas õlis, mul tuli täiega kala isu peale. Ja siis mõtlesin, et millega ma kala söön, see on mingi peekon ja kartulipuder, mul on ka see sama asi. Mõtlesin kala juurde, et nagu imelik, mõtlesin, nuudlitega oleks perfektne neid nuudleid vähe pikemaks teha. Väga gurmee värk niukene on ju. See heeringas ei näe hea välja. Mida? Kas see peaks olema päriselt selline? Selgroog. Täitsa heeringas tundub olevat. Mis see on? See on mingi mari või? Mul on niuke tunne, et ma ei julge seda süüa. See näeb välja selline, mul läheb põhja alt ära. Nii et nii palju siis heeringas õlis. Gurmee. No ütleme nii, et see on mingi põhjaranniku mingi konserv. Ma ei ole neid kunagi söönud. Äkki see peabki selline olema. Ma arvan, et see peab veel natuke seisma, aga... No ikka teine asi.
kui tavaline nuud on. Igas hämmokis on sees niuke hea tasku, niuke tasku. Minu oma on juba manti täis, mul on Garmini GPS, mul on e-luger, mul on mingid asjad seal juba ees. Kõik elektroonilised või kallid asjad alati ma võtan endale hämmokisse kaasa. GoPro ma annan Alexile. Aga igastahes head ööd ja kohtume homme.